olen tõesti meikarina sellega nii kursis ja alati nagu tunnen kaasa neile, kellel see pigment on tulnud välja ja tõesti nad on hädas sellega, sa ei peida seda nii lihtsalt ära. Meikar jah, saab sul selle ilusti ära peita, aga tavainimene ma olen saanud aru, et see ei ole nii lihtne pigmendilaike, aga sul ei ole kunagi pigmendilaike? No mul on siin, aga hakka rääkima, kas ei olnud mingi kreem selle jaoks? Eraldi sari. Ja jällegi ma olen väga uurinud erinevaid sarju, brände, kes pakuvad kõiki kreeme, seerumeid ja nüüd Babel. Nii. Kuidas ma üldse Babel juurde jõudsin? Nii. See vaata, kui see on 50 SPF peal number, võt see nüüd nende selline superfluid. Need superfluidid olid asjad, mis tõid mind Babel nagu brändi juurde lähemalt. Et ma tundsin, et issand, see on nagu see ideaalne suve jumestuskreem, mille ma olen leidnud. Sest tal on olemas siis tooniga selline variant ka, et sa paned ta nagu BB või CC kreemi taoline, aga mega elastne, absoluutselt sul mingit kortse ei teki ja samas ta kaitseb siis selle päikese eest, et vaata, kui sa ei ole ekstra pannud päikesekaitset, siis see kaitseb. Oota, ma võin randa minna siis sellega? Jaa, võid randa. Ta on nahahooldus tegelikult. See on nahahooldus ja nüüd see pigmentsari, mis on siis Babel uus, seal on siis nüüd see kaitse ja su superfluid on siis ka selle toimeainega, et aga siis seda pigmenti ravib. Et tõesti sul hakkavad need niiviisi kaduma, need laigud ja ta siis lõpuks ka annab selle ennetava toime, et sul ei tekiks neid juurde. Me räägime ikka kogu aeg sellest tootest. No see on üks. Ma ei saa aru, tee inimestele selgeks puust ja punase. Siin on sul palun väga. See on nüüd see nahahooldus, mis sa paned alguses, on ju. Ja siin oli väga huvitavaid jällegi nagu, mida võib-olla sa ei ole harjunud kasutama, et näiteks siin on siis selline lotion, mis on siis losjoon ja ta annab su nahale ka veel nagu sära ja koorib ja siis annab selle pigmendi vastase nagu toime ja selle sa siis paned puhtale nahale, jätad nagu peale ja vaata siia peale paned siis selle intensiivse seerumi, mis on pigmendi vastane. Ja... Aga oletame, nahal ei ole kunagi need pigmendilaigud nagu igal pool on ju, ta on mingid teatud spottides. Kas ma panen ainult sinna või ikka kasutan kõik? Seda sarja sa võid kasutada nüüd üle kogu näo ja dekolteele ka, sest et ta annab tõesti selle üleüldise toime, et sa ei pane teda ainult ja ta ennetab sul siis ka nende uute teket, et see on see hästi intensiivne seerum ja see koostis oli, see oli nagu mega toimeained olid siin sees, et nii kui ma vaatasin. Nii, lotion, siis see seerum, mis edasi? Ja siis on veel see fluid, treatment fluid, võt see on ka, see nüüd läheks tegelikult ideaalis siis lotioni järgi. Ja mitte selle seerum? Seerum siis tuleb veel kõige peale, võt niiviisi. Kas vanasti või olnud ikka nii, et seerum ja siis kreem? Aga see on suke eriline fluid. Okay. Et selles mõttes nad on tõesti ainulaadsed ja apteegi kosmeetika on selline kosmeetika, mis on ka väga läbi uuritud. Vaata kõik kliinilised uuringud, testid tehakse, et selles mõttes nad on tõesti eestlaste üks lemmibrände ka tegelikult apteegi kosmeetika hulgast. Ja ma ei pidanud pettuma, et mega ja soovitada just neile, kellel need... Aga ma katsetan ära, sest et mul on ikkagi, siin sa oled nagu puudriga panda, aga mul on suvest ikkagi tekkinud sellised... mina ütlen, et pigmendilaik on ikkagi nahakahjustus on ju, et on ikkagi tekkinud ja nüüd oleks täitsa huvitav vaadata, et kas, kui ma siin näiteks võtan ühe area nagu ja katsetan seda siin, et kas see toimib siis. Ma ei saa nüüd hästi aru, vaata inimestel tihti peale, et oota, sa paned selle lotioni, siis sa paned seerumi, siis sa paned kreemi või sa paned kreemi ja lotioni või kasutad neid üldse eraldi või mis toimub? No siin võibki kasutada siis neid kombineerida oma vahel. Et sa võid kasutada, seerumit kindlasti siis, kui sa tahad ravida juba olemas olevaid pigmendilaike ja siis võid kasutada kas siis seda emulsiooni või lotionit, on ju. Et aga igal juhul siis nüüd see lotion läheb enne seerumit. Vot sellest ma sain nii aru. Ja, see on loogiline. Okay, siis aga nüüd siis sa võid siis panna siis kas seerumi või siis selle kontrollfluidi ja mis on hea, et siin on sees siis ka hüroloonhappe,
et tegelikult ta siis niisutab hästi hüperaktiivselt ja siis on siin sees ka post- ja prebiootikumid, noh, mida jälle naha mikrobioomile on nii vaja, sest miks tekivad pigmendilaikud üldse ka, et noh, on seal igast siis hormonaalsed asjad ja ainevahetuse, aga tegelikult ka see, et naha immuunsüsteem on nõrk. Ja vot siis sa saadki peale ka kasutada neid probiootikume, mis on nii tähtsad muidu sissevõtmiseks. Et inimesed ikkagi täpselt aru saaksid, enne kui ma seda lotion'it ka panen, ma peab olema nahk puhastatud. Jah. Mitte niimoodi, et ikkagi võtad siis selle meigi või lihtsalt päevase mustuse maha ja vot siis kannad, need on ikkagi nagu see, mitte siis naha puhastus, vaid need on naha hooldus. Just, et mul jäi selle lotioniga natuke selline tunne, et ei, ta ei ole nagu toonik, toonik on see, et võtad vatipadjaga ära, viskad ära, on ju, et see, need jäävad ikkagi näkku ja et ma ütlen, et tõesti siin väga suke hea sari, mida sa saad kasutada just järjepidevalt ja sul ei teki enam need pigmendilaikest, nad nii rikuvad inimeste elu, noh, ma näen, kui õnnetud need naised on, et igatahes proovige järgi, et selge. Nii, aga ma vaatan, et